Tere kõigile! Tervitame teid autosõidu eksami marsruudi tutvustamisel ja nagu te näete, alustame oma eksami marsruuti Transpordiameti eksamikeskuse eest suunaga Mustamäele, sealt edasi Männikule ja siis tagasi. Marsruudi ja üldse ajaliseks pikkuseks on circa 45 minutit, nii et kena sõitmist kõigile ja ohutut liiklemist. Rahulikult sõidame edasi ja siin näeme on tsooni lõpp 10 kilomeetrit tunnis. Vaatame vasakule paremale, ühtegi autot ei tule ja jätkame sõitmist. Järgmisest ristmikust pöörame paremale ja siin siis jälgime vasakule ja paremale. Vasakult peame nägema, et ühtegi sõidukit ei tule puude tagant ja paremale pöörates näeme on ülekäigu raja märk. Vasakult oleva sõiduki laseme läbi ja nüüd jälgime paremal olevat märki, et jalakäijaid ei oleks. Muidu võib meil siin eksam kohe lõppeda. Sõidame edasi 40 kilomeetrit tunnis, siin on ka vastav märk. Jälgime kiirust. Rahulikult jälgime siis sõidu kiirust, kuna sõit on otse, ei tohiks mingit probleeme olla. Nagu näeme, siin on ristmik, siin märgi mõjuala lõpeb, aga alustame sõitmist või jätkame sõitmist ja näeme kohe järjekordselt oli 40 märk, et ei peaks kiirust muutma. Järgmisest ristmikust, valgusfooriga ristmikust, pöörame paremale, võtame maha, jääme seisma, ootame lobavat rohelist tuld ja sooritame pöörde paremale. Jälle oli siin 40 märk. Üle jalakäijate sõiduraja. Näeme, siin on märk nüüd 30 kilomeetrit tunnis. Ehk selle ristmiku juures näeme, et nemad, kes paremalt tuleb, peavad meile teed andma ja peale seda ristmikut 30 märk lõpeb, kuid järgmine märk on meil siis samasuunes teede ristmik, ehk kes tuleb paremalt, neile peame andma teed. Sooritame pöörde vasakule ja jätkame otse sõitmist. Näeme, ees on jalgrattur. Temast mööda sõites kasutame suunatuld ja vähendame natukene sõidukiirust, et ei tekiks ebameeldivaid olukordi. Sõidame jätkuvalt otse edasi ja järgmisest ristmikust sooritame pöörde vasakule. Siin siis jälgime vastavaid liiklusmärke. Siin anna teed märk. Jälgime, kes tuleb meil paremalt, kes vasakult. Samuti näeme, et siin on jalakäijate kergliiklustee. Vaatame vasakule, see sõiduk pöörab paremale. Järgmised laseme läbi ja enne bussi sooritame pöörde. Nagu me näeme, siin on ajutised liiklusmärgid. Samuti ka ajutine ülekäigurada. Jätkame otse sõitmist kiirusega 30 kilomeetrit tunnis. Siin on nüüd 2 rada üles ja 1 alla. Nagu me näeme, siin vasakul pool on järjekordne ristmik. See lõpetab siis ajutise märgi mõjuala ja edasi võime juba sõita lubatud sõidukiirusega 50 kilomeetrit tunnis.
siit vasakul sõidurajal sõites jälgime nüüd peeglist, kas meil parema külje all ei ole kedagi, et ei lõikaks paremat rada pidi sõitva auto ette. Et kindlasti tuleb jälgida oma sõidurada, mitte liikudes siis paremale sõidurajale, ehk see ei tohi lõigata teise sõiduki ette või tema sõidurada ära. Siin nüüd ootame lubavat tuld sõiduks vasakule. Kindlasti suunatuli, sellepärast et vastasel juhul me sõidaksime otse. Jätkime jälle otse sõitmist peale pööret. Läheneme raudtee ülesõidu kohale. Jälgime üle raudtee sõites samuti vasakule paremale, isegi kui tõkkepuu on avatud, ning peale raudtee ülesõitu sooritame pöörde paremale. Nagu me näeme, siin on ka märk, et hakkab ühesuunaline tee. Jälgisime jälle ülekäigurada, samuti tsoonimärki, et 30 km tunnis ja samalsuunaliste teede ristmik. Nüüd antud ristmikus sooritame pöörde vasakule. Näeme, seal on ühesuunalise tee märk. Seda tuleb tähele panna, sellepärast et hiljem võime seda mitte märgata. Liikudes edasi näeme, et asume jätkuvalt alal, kus on samasuunalist teede ristmik ja kiiruseks 30 km tunnis. Liigume edasi, jälgime, ega kedagi ei tule paremalt. Nagu näeme, tee peal on jälle märgid, mis viitavad sellele, et meil on samasuunalist teede ristmik. Näeme, kedagi paremalt ei tule. Jätkame sõitmist otse. Antud ristmikust pöörame siis vasakule. Näeme, siin ees on sõiduk parkinud. Temast möödudes kasutame jälle suunatuld. Eelnevalt vaatame peeglisse ja seejärel sooritame manöövri. Samuti reastudes oma sõidu jälle tagasi, vaatame peeglisse ja siis sooritame manöövri. Et tuleb jätta meelde alati peegel, suund, peegel, manööver. Jõuame järgmise ristmikuni, nagu nägime 30 ala sai läbi, siin on jälle anna teed märk ja sõidusuund siis vasakule. Anname paremalt tulevatele autodele teed. Vaatame, et me oma manöövriga ei takista kedagi ja sooritame pöörde vasakule. Jälgime ka sõidukiiruse märke. Nii, läheneme jälle ristmikule. Nagu me nägime, siin paremal oli märk, et otse tulevad autod, kes sõidavad vasakule, neil on peatee. Meie jälgime siit pöörane märk ja näeme kohe, et siin on järjekordselt ühesuunaline tee ja kiiruseks 30 km tunnis. Nagu me siin näeme, on vasakul anna teed märk. Neile, kes vasakult liiguvad, see tähendab, et meie asume siis peamisel teel. Ehk otse sõites on meil eesõigus kõrvalt tulevate sõidukite suhtes. Jätkame otse sõitmist. Samal ajal pöörame alati tähelepanu neile, kes võivad siis
meiega kohtuda sellel teel, et kõrval tulevatelt teedelt sõidukid annaksid meile teed. Siin on jälle 30 märgid, ärme unusta siis kiirust jälgida. Siin on isegi peegel, mis näitab meil kõrval tulevat sõidukeid. Seal on samamoodi anna teed märk neile ja sõidusuund ära määratud. Jätkame otse sõitmist. Läheneme järgmisele ristmikule. Valgusfooris põleb punane tuli ja nagu me siin näeme, paremal pool on märk, kuidas me peame sõitu jätkama, kui me ületame selle ristmiku. Ehk siis, kui meie asume praegu ühesuunalisel teel ja kui me ületame ristmiku, siis üle ristmiku sõites asume kohe kahesuunas, ehk siis peame kohe reastuma ristmiku keskel paremale poole, et me ei satuks vastassuuna vööndisse. Jälgime samamoodi peeglist, et mõni sõber ei arva sealt meil otse sõita. Ja nagu me näeme, otse sõites on meil jälle kiiruse piirang 40. Et väga oluline on nendel väikestel teedel sõites jälgida märke. Märgid annavad meile siis informatsiooni, kuidas me peame sõitma õigesti. Järjekordselt näeme, et kõrval tulevatel sõidukitel on kohustus meile teed anda. Jalakäija sellest möödudes samamoodi kasutame suunatuld. Kindlasti peame jälgima peeglis, et meist ei ole alustanud keegi möödasõitu, nagu praegu antud auto tegi. Et kõiki manöövreid tuleb jälgida tähelepanelikult, selleks peegleid kasutades. Siit sooritame pöörde siis vasakule. Nagu näeme, sellel antud teelõigul on siis kiiruse piiranguks 30 kilomeetrit tunnis. Sõidame antud sõidukitest mööda, samamoodi ärme unustame suunatult kasutada. Ikka manöövrid tehes alati suunatuli sisse, tagasi reostus enda rajale. Samamoodi anname suunatule ka märku. Nii, antud kohas sooritame siis harjutuse piiratud alal tagasi pööramine. Alati, kui me tee ääres seisma ja me näitame selleks ka suunda, jäädes seisma kontrollime mõlemas suunas, et ei tuleks teisi sõidukeid ja seejärel alustame manöövrit. Suuna tuli sisse, pöörame vasakule ja tuleb jälgida, et me ei liiguks muru peale. Alati manööver toimub kõva kattega pinnasel ehk siis asfalttee peal. Peeglitest jälgime oma manöövrit, et me ei sõidaks muru peale ega vastu aeda. Alati kasutame sinna poole, kui keerame ka suunatuld ja jälgime siis, et mõlemal poolt oleks ohutu ja kedagi ei tule ja me ei takistaks nende liikumist.
manööverdamisel tehtav auto liigutamise osa ei ole piiratud, see tähendab, et võite manööverdada nii mitu korda, kui teil vajalik on, aga oluline lihtsalt, et suudaksite auto ümber pöörata. Ja kui me teame, siis kolme harjutuse jaoks on meil kokku 10 minutit. Ja nagu me siin praegu näeme, kuidas me sõidukit ümber pöörame, siis keskmiselt kulub sellise harjutuse tegemiseks circa 1 minut. Oleneb siis kogemustest ja oskustest. Ja kui harjutus on tehtud, siis jätkame jälle sõitu antud teelõigul. Samamoodi möödudes takistustest kasutame suunatuld ja alati oma sõidureale tagasireastus jälgime, et ilusti õigesti oma sõidurajale satume. Antud ristmikul me näeme on stopp-märk. Mida see tähendab? See tähendab, et alati tuleb peatuda ristmikul. Kindlasti peatuda, mitte nii, et näete kedagi ei tule ja jätkate sõitmist. Kui on stopp-joon, siis stopp-joon ees. Kui on ainult märk, siis ristmiku ees, aga kindlasti tuleb peatuda. Siit sooritasime manöövri vasakule, ehk siis pöörde vasakule ja jätkame otse sõites. Ja nüüd jõudsime valgusfoorini. Siin sooritame pöörde paremale, ootame lubavat tuld, jätkame sõitu männiku suunas. Kindlasti manöövri tehes heidame pilgu vasakule, et sealt tulevad sõidukid on peatunud ja ei takista meie lubavat manöövrit. Jälgime siin jälle sõiduradasid. Üleval olev otsusmärk näitab, et vasakpoolne rida pöörab vasakule ja 2 rida lähevad otse, sellest parempoolne lubab ka pöörata paremale. Meie jätkame otse sõitmist. Vaatame peeglisse ja kohe näeme siin, et üks sõidurada lõppeb ära, siis me reastume vasakule poole ja sõidame otse edasi. Jälgime alati ka ülekäiguradasid, näeme, et kedagi ei tule, jätkame sõitmist otse. Ja nüüd otsustame teha pöörde paremale parklasse, samamoodi suunatuli vastavale sõidurajale ja sooritame pöörde parklasse. Pöörde sooritusel alati peame jälgima, et jalakäija teel ei liiguks ja pööre, eks manööver oleks ohutu. Nagu näeme, jälgime siin ka märke, mis annavad meile informatsiooni, kui kaua me võime siis peatuda. Nii, nüüd püüame sooritada manöövriga parkimise tagurpidi paremale boksi. Leiame õige koha. Nagu me näeme, siin me sooritame parkimise 3. boksi, siis alati tasub arvestada sellega, et auto külg katab peamiselt 2 boksi ära ja me siis niinimetatud sooritame manöövri 3. boksi. Rahulikult keerame rattad paremale ja jälgime paremat poolset peeglit manööverdamise käiku, kuidas auto liigub. Juhul, kui teil on olemas kaamera, võite seda kasutada, aga peate oskama manööverdada tahavaatepeeglitega. Nagu me näeme siin, auto sooritab pöörde. Üldiselt, kui auto tagumised rattad on juba boksis sees, siis lihtsalt tuleb keerata nii kaua, kui auto küljed on boksi joontega paralleelsed. Vaadates mõlemale poole ja kui auto on pargitud, tuleme autost välja ja kontrollime, kas auto on õigesti vastavalt reeglitele pargitud. Jälgime mõlemalt poolt vahet, et ka peeglid oleks sees, mitte ainult, et auto, aga ka peeglid peavad boksis olema. Ja auto ise, nagu me näeme, auto esimene ots ületab veel
boksi, peame natuke liikuma tagasi. Siin on olemas tõkised, mis ei lase meil kaugemale minna. Tagurdame auto just boksi ja jälgime, nagu me näeme. Nüüd on auto ilusti boksis sees ja ka tagumine osa ei ületa siis seda metallpiiret. Nüüd jätkame uuesti sõitmist. Välja sõites suuna tuli põlema, jälgime mõlemale poole ja välja sõites arvestame sellega, et sõidame pool autot välja. Ehk siis kuni oma istmeni või õlani sõidame välja ja siis sooritame pöörde. Jätkuvalt jätkame sõitmist Männiku suunas. Nagu me nägime, siin oli kohustuslik sõidusuund ja sooritame manöövri paremale ning jätkame siis otse sõitmist. Nagu me näeme, siis siin selle lühikese jupi peal oli juba hästi palju ülekäiguradasid, nii et alati hoiame silmad lahti, et ei oleks arusaamatusi ja kui on jalakäijad, siis jalakäijad saaksid ilusasti tee ületatud. Me näeme vasakul pool, et linn lõpeb ehk siis kiirus muutub meil peale antud märgist. Siin me juba siis tõstame kiirust vastavalt lubatule. Kindlasti hoiame oma sõidujoont ja siis kiirust asulavälisel teel 90 kilomeetrit tunnis. Me näeme, siin oli märk 80 kilomeetrit tunnis, 1,2 kilomeetri ulatuses. Meie plaan on siit sooritada tagasipööre. Jälgime selleks antud märke, kus on võimalik. Seal ees oli ka suurem märk, mis andis meile selle kohase vihje, et meil on see võimalus olemas. Siin me näeme, et 80 kilomeetrit lõppes ära, hakkas jälle 90, aga meie reastume vasakule, kuna sooritame siit tagasipöörde. Selleks oli ka olemas antud liiklusmärk. Paneme suunadele põlema, sest me vajalikku või vastavasse sõidurajale. Laseme siit otseliikuvad sõidukid läbi ja peale autobussi näeme, et meil on võimalik manööver sooritada. Siit võime valida siis koheselt vasakpoolse sõiduraja. Kuna me jätkame linna tagasõitu, siis siin on ka nüüd kiirendusrada, kiirendame lubatud sõidukiiruseni ja jälgides peeglit reastume siis põhirajale. Siin on veel ülevalt vaade, kuidas me manöövri sooritasime. Jätkuvalt liigume linna poole tagasi 90 kilomeetrit tunnis. Hoiame oma sõidujoont.
samuti maanteel sõites tuleb meeles pidada sõidukite piki vahet, et siis linnas sõites on 2 sõiduki pikkust ja maanteel 3. Ehk mõtteliselt saate lugeda siis seda 21, 22, 23. Ehk siis 3 sõiduki pikkust. Nüüd läheneme linnale ja näeme, et siin on kohe kiiruspiirangud peale 90-70 km tunnis ja nüüd tuleb asuline märk siit juba. Kõik teame, et see antud märk kohustab meid sõitma 50 km tunnis. Kindlasti tuleb see kiirus eelnevalt saavutada, mitte peale selle märki. Me ei hakka aeglustama, vaid enne märki püüame saavutada lubatud sõidukiiruse. Siit sooritame pöörde vasakule Valdeku tänavale. Selleks on meil lisasektsiooniga valgusfoor, mis lubab meil pöörata vasakule. Jätkame otse sõitmist. Jälgime siis ülekäiguradu ja siin sooritame järgmise eksami harjutuse. Suunad oli paremale ja siis manöövriga ehk rööpselt parkimine või siis külgparkimine, paralleelparkimine. Jääme kõrval oleva auto juures seisma, jälgime peeglist, et me ei sega kedagi teist ja alustame parkimist. Eelneva 2 harjutuse peale kokku meil oli kulunud 3 minutit. Nüüd me saame parkida veel 7 minutit. Kindlasti tuleb siin jälgida õpitut, kuidas on õigesti rööpselt parkimine. Alustades parkinud sõiduki kõrvalt, jätame circa meetri 2 auto vahele, pöörame rattad kõigepealt paremale, et auto liiguks paremale, me unustad tagurpidi sõites, auto liigub täpselt selles suunas, kuhu me soovime, sinna ka pöörame. Siis tekitame 45 kraadise nurga, siis keerame rattad otseks, sõidame nii kaua tagasi, kui näeme ees pargitud sõiduki tagatuulesid ja hakkame rahulikult sooritama pööret vasakule, et auto võtaks asendi paralleelselt sisse äärekiviga ja sõiduteega. Samuti on meil õigus tulema autost välja ja kontrollime, kas auto ja äärekivi vahe on lubatud kaugusel ehk siis 20 sentimeetrit äärekivist ja kas auto on ilusti boksi pargitud. Võime ka natuke kaugemalt vaadata, kindlasti kui me niiviisi teeme, siis me peame jälgima, et me ei takista liiklust ja ei jääks kellelegi ette ja meile keegi otsa ei sõida, et heidame pilgu peale ja kui leiame, et see on õige, siis võime jätkata jälle sõitmist. Kindlasti tuleb arvestada välja sõites samuti reeglid, kuidas parklast välja sõidetakse. Pilt peeglisse, suunatuli ja siis alles sõitma. See on väga oluline, sellepärast et antud parkimise juures arvestatakse ka väljasõidu oskusi. Nüüd jätkame jälle otse sõitmist. Kindlasti tuleb heita pilk ette. Ärme unusta seda, et sõitmisel me ei vaata auto nina ette, vaid jälgime kaugemale 30, 50 kuni 100 meetrit. Me peame nägema, mis toimub eespool, sellepärast arvestades sõidukiirust ja teiste sõidukite kiirust, siis nina ette passimine ei
ole just kõige parem. Selles suhtes alati vaatame 2 sammu ettepoole, et näha, mis kus toimub. Siin on jälle ristmik valgusfooriga. Nagu me näeme, siin on stopp-joon ja sellest ka vastav märk, et me peatusime stopp-joone ees ja ootame järgmist lubavat tuld ning seejärel jätkame sõitmist otse. Nagu me näeme, siin on jälle 30 kiiruspiirang. Ristmik lõpetab selle, aga järjekordne uus 30 ja ühesuunaline tee. Siin sõidame edasi ja jälgime jälle kõrvalt tänavate tulevaid sõidukeid samamoodi, kuigi me oleme nii nimetatud peateel, siis peame jälgima, et kõrvalt tulevad sõidukid annaksid meile teed. Nagu eelnevalt juba märgitud, siis siin on väga hästi näha need annateed märgid, mille pärast nad on kolmnurkse kujuga, ongi sellepärast, et ka meie saaksime aru, et kõrvalteed liikuvatel sõidukitel on kohustus meile teed anda. Nagu ma ütlesin juba, ka jälgime ettepoole, siis siin rattasportlased teevad oma harjutusi ja võivad sattuda siis nende jaoks lubatud teelt meie teele ja peame olema ettevaatlik, et keegi neist meile ette ei sõida. Ka siis niinimetatud lamavaid tõkked, teetõkked, mis siis teevad liikluse niinimetatud aeglasemaks, ehk siis liikluse aeglustamiseks paigutatud teetõkked, et ei sõidetaks kiiremini, kui on lubatud. Nagu näeme siin jälle paremal olevat märki, mis meil ka eelnevat juba läbi käis, et ristmikel, kes liiguvad otse ja sealt siis vasakule, neil on eesõigus, ehk nemad asud peateel ja meie tulime siis ühesuunas teelt. Jõudsime nüüd kahesuunale teele, millest me sooritame siis järgmine ristmikul manöövri pöörde vasakule. Kindlasti peame arvestama seda, et kui me läheneme ülekäigu rajale, siis peame arvestama sellega, et me ei peatu ülekäigu rajal. Siis tuleb vaadata nii palju ette, et kas me peatame enne ülekäigu rada või siis ületame ülekäigu raja ja siis peatame ristmiku ees. Siin jälgisime jälle vasakule paremale, meil oleks võimalik sooritada manööver vasakule ja seejärel teeme manöövri. Nagu eelnevatki üle raudtee sõites, alati vaatame vasakule ja paremale, et rongi ei tuleks. Nagu me näeme, siin on jälle 30 märk ja kohustuslik sõidusuund. See 30 siis kehtib järgneva ristmikuni. Kui näeme siin paremal ristmik, mis lõpetab märgi mõjuala ja edasi juba võime liikuda kiiremini. Antud sõidurada viib meid siis paremale, nagu me juba ette vaades näeme, on meie sõidusuund paremale. Kui me oleks valinud vasaku sõiduraja, siis meil oleks võimalik minna otse ja pöörata siis Nõmme keskuse parklasse.
jõuame ristmikuni, jälle stopp joone ees peatume ja ootame lubavat vooris süttivat tuld. Näeme, meil tekkis roheline tuli ja meil on lubatud sooritada manööver paremale. Kindlasti tuleb arvestada jalakäijatega, kes on alustanud sõiduteed rohelise lubava tulega, aga pole veel õidnud ületada, siis need maad tuleb lasta üle tee. Siin me valime vasaku sõiduraja, sellepärast parem on bussirada. Juhul, kui te tahate muidu minna parklasse, siis te võite võtta paremale reale ja sooritada pöörde parklasse. Vastasel juhul sõidame vasakut sõidurada pidi järjekordselt mäest alla ja Tallinna Tehnikaülikooli suunas. Siin on jälle ajutine liiklusmärk ja ka ajutine ülekäigurada, selleks olid vastavad märgid. Jälgime, et jalakäijad ei ole ja jätkame sõitmist. Sooritame siit manöövri autoregistri suunas vasakule. Suunad oli põlema, võtame ilusasti tee keskele, laseme tagant sõitvad autod mööda paremalt ja siis vastu tulevad sõidukid laseme mööda ja seejärel sooritame manöövri vasakule. See on täpselt siis vastupidine suund, kui me alustasime oma eksami marsruuti. Siin läheneme ristmikule. Teame juba, et siin on samasuunas teede ristmik. Peame neile, kes tulevad meil paremalt, aga vaatame ka vasakule, et kas meilt vasakult tulev sõiduk ka meile teed annab. Järjekordne 30 märk. Ja ees olev ristmik siis meil antud märgi mõjuala lõpetab. Nüüd võime rahulikult lubatud normaalkiirusega jätkata sõitmist. Näeme juba eemal jälle ülekäigurada. Rahulikult vaadates näeme, et ühtegi jalakäijat ei tule. Ja järgnevast ristmikust sooritame pöörde vasakule. Meil tekkiski roheline tuli. Otse liikuvad sõidukid lubame läbi või siis paremale pööravad sõidukid. Seejärel sooritame meie pöörde vasakule. Jälle 40 märk. Vastavalt sõidukiirust jälgime märke ja jätkame sõitmist. Ning seejärel valmistume manöövriks vasakule ehk siis tagasi Transpordiameti autoregistri eksamikeskuse ette. Jälle laseme otsesõitva sõiduki läbi, suunad oli põleb meil ja sooritame pöörde vasakule. Ja nüüd siis suunad oli paremale. Ja nagu me nägime, siin oli juba jälle 10 kilomeetrit tunnis kiiruseks, nii et ärme siis siin kiirust viimasel paaril sekundil enam ületa. Siit siis sooritame parkimise edespidi vastavale parkimiskohale. Aitäh, kes selle sõidu kaasa tegid. Loodame, et sellest oli teile kasu ja tulevikus suudate oma eksami positiivselt sooritada.